kuna minu ettekanne ei ole otseselt metsast ja kõik suur osa eelnevatest ettekannetest tegelikult puudutasid mitmeid asju, mis mul siin slaidide peal on. Nii et see kordab päris mitmeid asju, aga nagu juba öeldud oli, kordamine on tarkuse ema ja peab 7 korda kordama ja mida iganes. Niisiis, kõigepealt ma teen väikse sissejuhatuse. Mulle meeldib samuti, nagu siin üks eelkõneleja ütles, et inimesele meeldib tükeldada, siis ka mulle meeldib tükeldada. Tükeldada kolmandikeks. Ma esitluse olen ma ka kolmandikeks tükeldanud. Ma räägin kõigepealt väga kiiresti natukene taustast, mõistetest ja põhiprintsiipidest, mis on elusloodusega seotud. Ja seal põhiprintsiipide juures ma jõuan siis ka selle kestliku kolmandiku printsiibini. Ja lõpuks siis mõned väiksed näited ka siis rakendamisest. Taustast. Ilus on alustada alati kellegi sõnadega ja minu arust on väga tabavalt 2003. aastal Jaan Kaplinski kirjutanud, et loodus on midagi, mis ei ole inimese loodud, on loodud ja tekkinud ilma meieta. Ehk siis loodusel ei ole keskpunkti, aga keskkonnal on see vastu keskpunkt. Kui me räägime keskkonnast ja järjest rohkem ja igal pool me räägime keskkonnast, mitte loodusest, siis me oleme hakanudki rääkima sellest millestki, millel on keskpunkt ja selleks keskpunktiks oleme me ise. Ehk siis tegelikult me hakkamegi, siin on filosoofiline aspekt, aga see võib olla väga sügav. Ehk siis ka meie mõte kogu loodusega seoses käib meie enda kaudu. Ja sellepärast me ei suuda näha loodust olles selle võrgustiku üks sõlm, vaid me suudame näha seda loodust ainult siis, kui see pöörleb meie ümber, kui see on meiega kuidagi seotud. Selle peale tasub aeg-ajalt mõelda. Miks? Sellepärast, et siin vasakul pool või paremal pool on meie tegevused. Me oleme loonud endale õigusruumi, rahandusruumi, majandusruumi, infotehnoloogilise või digiruumi ja siis on meil selline tore asi nagu omand. Me oleme omandama hakanud suurt hulka tükikesi loodusest, tükeldanud seda loodust ja omandanud seda. Ja isegi seadustanud selle omandi, öelnud, et kõik kohtkindlalt selle omandiga seotud olevad teised elusolendid on meie oma. Ehk siis, mis on väga kummaline asi. Samas me ei ole ühegi seadusega seadustanud vastutust selle omandi nende teiste eest, nende teiste elusolendite eest. Ja see sama loodus, mis tegelikult sõltumata meist eksisteerib ja hea nii on, et ta eksisteerib, see sama loodus nihkub sellest meie maailmadest järjest kuskile väljaspoole, sellepärast et meie ei suuda seda kõike aduda. Ja siis tulebki välja see, et tegelikult kuna loodus, kui inimene püüab kõike endast lähtuvalt ümber kujundada ja on see juures enesekeskne, siis tegelikult ökosüsteemid looduses toimivadki ju koostöövõrgustikel ja just nimelt võrgustikel, mitte enesekesksusel. Kui ilmneb mõni väga enesekeskne liik, siis see sureb enamasti looduses välja, varem või hiljem. Mis asi on roheline võrgustik, kui me räägime võrgustikest? Üks võimalik definitsioon rohelisest võrgustikust on see, et see on siis ökoloogilise tervikuna toimiv ruumielementide kogum, mis ühendab looduslikke ja poollooduslikku alasid selleks, et säilitada ökosüsteemide pakutavate hüvede mitmekesisust, ehk siis teisisõnu looduse hüvede. See on ka jällegi inimese kaudu toodud definitsioon, ehk siis need loodusele pakutavad hüved on ju inimesele pakutavad, kuigi rohkem läbi mõeldes tuuakse isegi välja tegelikult, et kõikidele liikidele pakuvad teised liigid hüvesid. Ka sedasi on võimalik mõelda. Ja siis, et seda mitmekesisust säilitada, siis seda ala kõikidele elanikele, nii inimesele kui ka teiste liikide asurkondadele, ehk teisisõnu kogu elurikkusele. Ja see on üks hästi oluline aspekt, mida näiteks ka inimesed peaksid planeerimisel arvesse võtma. Enamasti planeerimisel võetakse arvesse sotsiaalseid vajadusi, ehk siis inimese vajadusi,
aga jäetakse kõrvale tegelikult see, et väga palju on teisi liike, kellel on ka omad vajadused looduses. See on nüüd planeerimisseaduse definitsioon rohevõrgustiku kohta ja siit ma jooniksin alla ühe olulise asja, mis on siis, et roheline võrgustik peaks olema asustuse ja majandustegevuse mõjusid tasakaalustav. Just see tasakaalustav tegevus peaks olema rohevõrgustikus meie planeerimisseaduse järgi kõige olulisem aspekt. Ja mitte segamini ajada rohealaga, mille definitsioon on selles samas seaduses samuti, aga see on hoopis roheala linnades. Edasi, sellest juba siin Kaur varem rääkis planeerimisseaduse üldisest eesmärgist. Ka seal on tegelikult mul alla joonitud sellised sõnad nagu see pikaajalisus ja tasakaalustatus ja see, et ta peaks ka siis jätkusuutlikku arengut toetama. Lähme edasi. Ökosüsteem. Selle termini juures on mul väga kahju, et seda on väga laialt ja väga devalveeritult kasutama hakatud igal pool. Tegelikult ökosüsteem on selgelt bioloogiline termin ja ta viitab sellisele süsteemile, mis on funktsionaalne ja mille siis moodustavad erinevad organismid ja moodustades sedasi isereguleeruva ja areneva terviku. Just see isereguleerivus, see eneseregulatsioon on siin ka varem mõnes ettekandes välja toodud, et tegelikult kui palju näiteks väga palju kasutavad IT-inimesed ökosüsteemi terminit. Ma olen tavaliselt küsinud nende käest, et kus teil see isereguleeruvus selles süsteemis on. Kas te saate panna selle niimoodi tööle, et mitte midagi enam juurde vaja pole panna, et ta töötab ise. Aga looduses on sellised süsteemid olemas. See, mida inimene tegelikult otsib aastatuhandeid, perpetuum mobile, isereguleeruv ökosüsteem. Nendest teemadest on tegelikult olnud väga palju juttu, nii et aja kokkuhoiu mõttes ma sellest võib-olla libisen kiiremini üle. Need samad looduse hüved, miks on tegelikult see sisse toodud, ongi just sellepärast, et oleks majandusinimestel oleks midagi paremini nagu neile sobivamalt aru saada, on siis see sama looduse hüved ja ökosüsteemi teenuste ja looduskapitali terminoloogia sisse toodud. Aga oluline on ta selle kestliku kolmandiku printsiibi juures ja sellepärast ma lihtsalt korra mainisin nad siin ära, et selle kestliku kolmandiku printsiibi juures tuleks nagu iga ruumiüksuse kohta arvestada neid, milliseid hüvesid seal see ruumiüksus pakub. Nüüd elurikkus. Ka selle terminiga on tegelikult tihtipeale suuri erimõistmisi, et mis asi see on. Et elurikkus tegelikult on erinevate elusorganismide rohkus. Ja ma tõin kollasena välja, et see on erinevad. Sest tihtipeale öeldakse, et mul on väga elurikas keskkond, aga viidatakse siis sellele, et seal elab hästi palju ühesuguseid organisme. Et tegelikult see on biomass. Seal on kõrge biomass ja see ei ole üldse elurikkus. Ja öeldakse, et aga elu on ju palju, aga tegelikult ongi see vale lähenemine. Elurikkuse komponendid samuti võivad olla nii ökosüsteemid, elupaigad, kasvukohad, liigid ja isendid. Ehk siis tegelikult läbivalt, kui nüüd ideaalolukorda vaadata, siis peaksid kõik need 4 olema parimas seisus, siis oleks elurikkus parimas seisus. Kui see toimub ühel mingil ruumi elemendil, siis me peaksime saamagi selle sama isereguleeruva terviku. Nii, jooksin terminitest kiiresti läbi. Aeg on tarviline vara, et siis lähme põhiprintsiipide juurde. Elurikkuse juures paar olulist asja. Elurikkus on mõõdetav nii kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt. Kõigepealt kvantitatiivselt jällegi mitte lugeda kokku organisme, vaid erinevaid organisme, erinevaid komponente, nii erinevaid organisme, erinevaid liike, erinevaid ökosüsteeme, erinevaid maastikke. Kvalitatiivselt, mis on veel olulisem, mida tavaliselt unustatakse, kui tehakse mingisugust elurikkuse analüüsi, et kui kõrge on elurikkus. Unustatakse ära, et iga selle komponendi juures tuleb hinnata tema seisund, mis seisus ta on. Ja just nimelt elu puhul on ju see oluline seisund elujõulisus. Ehk siis, lühidalt öeldes, lihtne definitsioon, väga keeruline
välja mõõta või arvestada. Elurikkus on suur, kui seal on võimalikult palju erinevaid elujõulisi komponente ja seisund on hea, kui see olukord on võimalikult stabiilne. Just nimelt elujõuliste komponentide suure arvu juures on olukord võimalikult stabiilne. Ma ei hakka sellesse praegu süüvima rohkem, aga jätan selle teile mõtlemiseks. Niisiis, mis toimub rohelises võrgustikus? Rohelises võrgustikus toimub inimtekkeliste mõjude pehmendamine ja ennetamine ja rohelise võrgustiku üks oluline eesmärk või kõige olulisem praktiliselt on see, et ta peaks säilitama loodusliku iseregulatsiooni. Rohevõrgustik toimib seda paremini, mida mitmeotstarbelisem see on looduslikus mõttes, mitte majanduslikus mõttes, inimese mõttes. Tihtipeale võeldaksegi, et mitmeotstarbelisus järelikult paneme sinna mitu majandusviisi sisse sellesse rohevõrgustikku. Aga siis, selle juurde ma tulen tagasi, siis me näeme, et tegelikult enamus neid majandusviise lahterdub ainult ühte tüüpi loodusliku hüve alla, mis on tegelikult kõige vähem väärtuslik looduslik hüve. Ökosüsteemide teenused ehk siis need samad looduse hüved on jaotatud enamasti siis 4 klassi ja tänapäeval kasutusel olevad, põhiliselt kasutusel olevad, meil on siin läbi tänase päeva on olnud juttu nii metsamajandusest ehk siis tegelikult puidumajandusest, kui on siis juttu olnud näiteks ka loodusturismist, loodusfotograafiast, siis tegelikult see põhiline, mida me metsas teeme ja millega meil ongi kõige suuremad teemad on siis seesama tooraine varumine, eks ole. See kuulub siia varustusteenuse või varustava looduse hüve alla. Ja see on see, mis on kõige ajalooliselt kõige pikem olnud ja samal ajal, mille kasu inimkonnale on olnud on kõige madalam. Väärtus on tegelikult kõige madalam võrreldes teistega. Tugiteenused, mida on nimetatud tugiteenusteks, mina nimetan neid tegelikult tavaliselt alati baasteenusteks, sest et nad on või põhiteenusteks, sest et see on see, mis tuleb loodusest. On need siis, mis on vajalikud kõigi teiste teenuste pakkumiseks ja need on siis põhiprotsessid, sealhulgas aineringe, mullateke, fotosüntees, toitumisahelad, elurikkuse säilimine ja nii edasi. Et need on tegelikult need asjad, mida loodus peab suutma pakkuda selleks, et ta saaks pakkuda ka teisi hüvesid, neid 3. Ja näiteks loodusturism ja see kuulub siia kultuuriliste hüvede hulka, mis on tegelikult siis sellised, mis iseenesest on inimkonnale äärmiselt vajalikud, sealhulgas ka hingelised ja usulised kogemused, haridus, uurimismaterjal ja nii edasi. Ja mis juhtub tegelikult nende hüvedega, kui me vaatame siin graafiku peal? Vastavalt sellele, kuidas ökosüsteemi teenuseid pakutakse või siis loodus jaksab neid hüvesid pakkuda. Kas see pakkumise võime on madal või pakkumise võime on kõrge? See on siin ühel teljel. Teisel teljel on siis see, kui kõrge on elurikkus. Kas see elurikkus on madal või siis on kõrge. Ja teisalt on siin all ka siis looduskasutus. Siin all nurgas on selline olukord, kus elurikkus on väga kõrge, aga teenuseid otseselt inimesele sellest veel ei tulene. Ja kui me vaatame nüüd seda keskmist kõverat, siis see P on varustavad teenused ehk siis varustav hüve kokku. Kui varustav hüve seesama näiteks siis võtame siis puit metsast, on parimas seisus siin, seda pakutakse kõige paremini, siis elurikkus on tegelikult, ei ole veel kõige madalamas seisus, ta on siin viimases kolmandikus. Aga kõik teised pakutavad hüved, mis on siis need teised graafikud, kultuurilised, reguleerivad ja siis ka puhkemajanduslik ja kultuuris informatiivne, need kõik on tegelikult juba languses, sügavas languses, ehk siis neid tegelikult meil peaaegu et enam ei ole. Ja elurikkuse mõttes või õigemini elurikkust arvestades kõik ökosüsteemi teenused kokku on kõige optimaalsem inimese jaoks see olukord, kus elurikkus on veel kõrge ja siis pakkumiste võimalus on ka kõrge. Ehk siis kuskil siin
vähese kasutuse olukorras. Et teises otsas siin on juba degradeerunud olukord. Ja enamasti siis kokkupuude on veel siin, ma tõin välja selle kollase joone, mis on siis sellises kohas, mis peaks olema alarmeeriv, kui me näeme, et siis see kasutus hakkab kasvama liiga suureks, siis siin meil tekib see võimalus olukorda veel kontrolli alla saada. Ja ma jõuan selle printsiibi juurde. See printsiip on selline, mida ma olen ise välja pakkunud ja tegelikult on ta tagurpidi pööratud see, mida praegu kiputakse seadustesse kirjutama. Ehk siis seadustesse püütakse kirjutada seda, eks ole, et 30% peab olema kaitse all. Sellega ma olen nõus. See 30% peakski olema looduslik ala ja enamasti kaitsealad, mis on rohevõrgustiku tugialad, mis ongi kaitse all. Ja see kaitsealusus peab tähendama oluliselt rangemat kaitset, kui meil tänapäeval on kaitsealadel. Nendel ei tohikski tegelikult toimetada selliseid asju, mida meil praegu paljudel kohtades lubatakse. Nii et see 30% peaks olema reaalselt looduslik ala. Põhifunktsioon looduskaitseni, reguleerivate tugiteenuste tagatis, aga ka mitmete kultuuriteenuste pakkumine, ehk siis seal hulgas siis loodusturism ja nii edasi sellised, see sama, millest siin oli ühes ettekandes juttu, et loodusturismi kokkulepped ja võimalused on olemas. Nüüd teine kolmandik või 30% peaks muutma need rohevõrgustiku saarekesed 30% kaitsealade saarestikud võrgustikuks. See puudutab siis nende vahelisi koridore ja ühendusteid. Et põhifunktsioon ongi ökosüsteemi teenuste tasakaalustamine ja kaitsealade tugialade võrgustikuks sidumine. Ja sinna sisse on lubatud siis ka ekstensiivne inimmõju või peaks olema lubatud. Ja just nimelt see tasakaalustamine tähendab seda, et siis selles ulatuses peaks kõikide nende erinevate looduse hüvede tasakaal olema kõige optimaalsem. Sinna hulka kuuluks siis püsimetsandus täpselt samuti. Et sinna hulka kuuluksid sellised kaitsealadest väljaspool olevad metsad nagu Kuuba Raineri oma. Ja nüüd viimane kolmandik on siis tegelikult see, kus võiks toimuda siis tänane intensiivsemat laadi majandamine. Intensiivne on siinkohal võib-olla tavaliselt majandusinimesele tundub see liiga äge, aga tegelikult looduse mõttes või intensiivne. Ehk siis selline, mis tegelikult muudab loodust sedavõrd, et looduse puhverdusvõime muutub kriitiliseks, kas ta on võimeline enam pakkuma neid, kas ta tema puhverdusvõime ja temaga hüvede pakkumise võime muutub kriitiliseks. Ja lühidalt öeldes see ongi tegelikult see kolmandike printsiip, ehk siis 60% või siis 2/3 peaks olema siis see, mis kuulub rohevõrgustikku, mis moodustab rohevõrgustikku ja mis tagab meile selle, et me saame looduse hüvesid kasutada kestlikult pikal ajal. Ruumiliselt näeb see välja selline, see on ka seal selle roll-upi peal, ehk siis mis juhtub siis, kui me tegelikult see 2/3 osa roheline on siin see rohevõrgustiku osa, siis siin ümber on siis see tehnorajatised ja intensiivsem majandus. Mis juhtub siis, kui me seda ei arvesta? Et ökosüsteemi teenuseid või looduse hüvesid arvestamata juhtub see, et intensiivsel majandamisel ununeb üldse see tagatis. Ehk siis me ei mõtle üldse sellele, et me peaksime mingist tagatisest, looduslikust tagatisest, loodusliku tagatise hoidmisest mõtlema. Siis selle sama intensiivne majandus kipub toimuma ka rohevõrgustikus. No praegu ta tegelikult paljudes kohtades seda ka juba teeb. Ta on imbunud sinna rohevõrgustiku sisse. Ja siis ekstensiivsemat laadi või isegi hullemal juhul intensiivsemat laadi majandamine ronib kaitsealadele, ehk siis kaitsealade sisse. Aga mis siis, kui me oskame hinnata ja arvestada looduse hüvesid ja igal tükil seda ka teha, kõikides aspektides. Sellisel juhul ei sea see intensiivne majandus endale eesmärgid vaid lühiajalist tulu, vaid ka pikaajalise kestliku tulu ja planeerib ette
Sellisel juhul rohevõrgustik toimib reaalselt ökosüsteemselt seotuna ja inimese heaolu on pikaajaliselt looduse poolt tagatud. Mõned näited. Selline näeb välja Eesti rohevõrgustik, võetuna praegu üleriigilise planeeringu Eesti 2050 alusuuringust, mille üks autoritest ma ise olin. Selline näeb välja Eesti rohevõrgustik. See on väga suur üldistus siin praegu, aga see on pandud kokku kohalike omavalitsuste rohevõrgustike kihtidest. Tumerohelised on need suuremad tugialad ja helerohelised on koridorid nende vahel. Helerohelised ei tule siit väga hästi välja, aga selle resolutsiooni või täpsusastme juures nad ei peagi tulema. Ma näitan seda siin sellepärast, et järgmise pealt näha, kui suur on kattuvus tehiskeskkonnaga. Punane on tehiskeskkond. Ja see kattuvus tegelikult rohevõrgustiku, praegu olemasoleva rohevõrgustiku ja tehiskeskkonna kattuvus on väga suur. Ehk siis tegelikult see viitab sellele, et me teeme ikkagi rohevõrgustikku, me planeerime küll, aga me lubame sinna sisse päris palju tehiskeskkonna rajamist. Nii, veel üks võrdlus. Kuidas me võiksime võrdleme nüüd natuke inimesi ja ulukeid. Kui palju Eestis on ulukeid? Ütleme, tegelikult see arv, isegi ma võin seda 100 000 juurde panna, oletame. Aga ikkagi, meil on siin 1,3 miljonit inimest, neist ligi 800 000 elab linnades. Ulukeid tuleb siin siis 7 liiki suuremaid inimesega võrreldavas suuruses, mingisugune kogus. Inimese kasutuses olev võrgustik kokku koos tema majandatavate aladega. Kusagil 86% ulatuses umbes. See sisaldab teedevõrgustikku ja asulaid, mis on kokku umbes koos teedevõrgustik koos mõjualaga on pandud siia, mis on siis kokku umbes 20% maismaast, põllumajanduslikud alad circa 22% ja metsamajanduslikud alad, kus pole ranget kaitset, 44%. Kuna õhtu on hiline, ei hakka praegu minema nendesse detailidesse, üldine pilt on lihtsalt selleks, et näidata, kui suures ulatuses tegelikult vajab see 1,3 miljonit seda ruumi ja kui palju vajaks tegelikult see 200 000 või 300 000 7 liigi ulatuses inimese suurusega võrreldes teised liigid seda ruumi. Ja see on siis praeguse hetkel kaitsealad on praeguseks, ütleme, 22 maismaal olevad ja väljaspool kaitseala siis kuskil 35% seda ala rohevõrgustikus, kokku umbes 55% maismaast. Ja panin siia suure punase küsimuse ka, et kas on nagu mõeldav, et me rajame näiteks inimesele linnad ja neid ühendavaid teid ei raja, me jätame lihtsalt mingid alad, et sõitke ise või minge käige ise, olge ise ühenduses. Loomadega nii me käitume. Siiski mitte igal pool. Selle juurde ma tulen viimases slaidis või eelviimases juurde tagasi. Siin on praegu, püüdsin panna ka kokku neid kolmandiku printsiipi selle Eesti tasandil ja see on nüüd lihtsalt väga üldine selles suhtes, et tegelikkus selles sees on midagi hoopis muud. Et selleks, et seda analüüsi teha, selleks peaks palju detailsemalt minema. Ma ei hakka sellesse praegu siia kinni jääma. Aga ühe aspekti toon välja, et kui me vaatame neid erineva tasandi planeeringuid, ma olen olnud ise seotud päris paljude rohevõrgustike planeeringutega kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu tasandil. Siin on näide praegu siis rohelise võrgustiku kaart Lääne maakonna planeeringu juures. Ja see maakonna planeering tegelikult hetkel kehtib isegi. Et selle juures on riigi poolt väga täpselt välja toodud tegelikult need rohealad, tugialad, ja meil oli just Vormsi üldplaneeringu tegemisel oli päris palju tekkis arutelu ja konflikte selle tõttu, kuna tegelikult see suur roheala on siin kõik üks roheala ja tegelikult nagu selle piires on kehtestatud päris ranged reeglid, mis on nagu rohevõrgustiku mõistes hea. Aga kui nüüd hakata vaatama, et seal sees siin on eraldi omavalitsus, kes tahaks tegelikult ka muid asju teha, kui ainult loodusega koos elada,
siis tekivad kohe konfliktid. Ja siis oligi, et rohevõrgustiku määratlemise metoodika, mida mina olen kasutanud, on oluliselt detailsem kui see, mida siiani mitmel pool kasutatakse. Ma tõin teile ühel slaidile välja, võib-olla need slaidid pärast jagatakse, siis te saate detailsemalt lugeda, missuguseid elemente ma kõik läbi analüüsin selleks, et saada ühte rohevõrgustikku valmis määratletud. Et see, mida tegelikult planeeringute käigus tavaliselt tehakse, on palju lahjem. Ehk siis, et tegelikult selleks on vaja käia läbi iga kõigepealt kõik teadaolevad loodus-objektid, mis on olemas, looduskaitselised objektid, kõikide liikide leviku teated, kõik, ja paigutada nad niimoodi maastikul üksustesse, et oleks teada iga üksuse, iga väikse üksuse, mis on siis kas võimalik tulevane tugiala või võimalik tulevane koridor või astmelaud. Iga ühe kohta tuleb eraldi kood, tüüp, pindala, kaitse, millised on kaitserežiimid seal peal, millised väärtuseid see sisaldab, millised on ohud, millised on hüved, mida ta pakub, see loodus seal sees. Ja siis selle alusel saab alles pakkuda tingimused ja ka siis lisaks on siis märkmete lahter. Et iga üksiku sellise elemendi kohta tuleb selline info ja vaat see peaks olema abiks tegelikult kohalikul omavalitsusel otsustamisel. Aga sellise struktuuriga analüüse meil tavaliselt kusagil ei tehta, sest et see on, öeldakse kohe, et selle on nii detailne ja keeruline, et me ei hakka võtma seda üldse ettegi mitte. Aga näiteks, kui sedasi planeerida rohevõrgustikku, siis jõutakse tegelikult, me jõuame ka selleni, et me suudame ka midagi tõesti looduse jaoks ära teha. Nagu siin on näha, siis ökodukte on meil, mis on siis see suur roheline sild nii-öelda üle maanteede. Neid on meil tegelikult tänaseks planeeritud juba päris palju. Ja neid on tulemas veel hulgem juurde. Ja nende planeerimine käib täpselt samamoodi, et tegelikult kõigepealt selgitatakse välja, kus kohas loomad liiguvad, kus kohas nad üle teed liiguvad, millised liigid ja kus on need koondumiskohad kõige suuremad, siis sinna on mõistlik neid planeerida. Ja need esimesed, mis meil on siin, või need mis on näiteks Tartu maantele kõik planeeritud, need kõik töötavad väga efektiivselt. Nendel kõigil on tegelikult praeguseks hetkeks käivad üle nendelt ka kõik suurkiskjad ja seire käib peal ja selles mõttes on väga hästi. Samal ajal näiteks, kui me vaatame ühte valda, Viimsi valda näiteks, ja selle rohevõrgustiku, siis selle raames on see eelmine rohevõrgustik tegelikult, see viitama praegu siin eelmisele rohevõrgustikule, mitte sellele vist veel, mis on nüüd praegu kehtivaks pandud, siis seal oli väga palju vigu. Praegust ma ei ole jõudnud analüüsida, aga selles eelmises oli väga palju vigu selles suhtes, et oli rohevõrgustiku ilusti joonistatud selliseid noolekesi mööda randa, et vaat siit läheb üks noolekeste rida, et siit peaksid siis loomad läbi saama. Ei saa nad kuskilt enam läbi. Seda lihtsalt ei ole, seda koridori. Täpselt samuti siin on jäetud 80 meetri laiune riba randa ja seda loomad ei kasuta. Maanteede peal ei ole võetud mitte midagi ette selleks, et mingid leevendusi oleks loomadel ületamiseks. Ja see on rohevõrgustiku sisse mitmele poole siia samasse keskele on kehtestatud detailplaneeringuid, mis pikistavad need koridorid kinni ja tegelikult loomadel enam liikuda ei lase. Ja selle tulemusena ongi siis näiteks Viimsis, eks ole, on tekkinud eraldi põdra asurkond, väikene seltskond seal, kes on ilmselt nagu pikas perspektiivis ette nähtud, kas kui inimene neid sealt maha ei lase ja välja ei vii, siis nad surevad lihtsalt ise ära varsti sinna. Sellepärast, et nende osurkonna toimub geneetiline vaesumine ja nii edasi. Ja siis ongi, et looduslikke toitumise ahelid ei ole, sinna käib üks ilves ja see ilves ei suuda põtra aidata, aga ta aitab vähemasti kitsi natuke reguleerida. Aga inimeste ja majade vahel on ka see huvitav nähtus ja võite arvata, missuguseid toredaid postitusi see nagu siis genereerib. Igal juhul looduse hüvede kvaliteet sellises olukorras langeb
Ja siin on see muidugi sisse kirjutatud. Tegu on poolsaarega, tegu on Tallinna linna küljealusega. Et siin on väga palju selliseid kohti, mis tegelikult vajavad hoopis teistsugust planeerimist, kui seda on siiani tehtud. Jooksin kiiresti läbi. Tänud kõigile. Loodame, et me ei lähe sellisesse olukorda, nagu siin üleval pildi peal, kus me oleme kõik puud ära raiunud ja siis meil ei ole enam kuskile midagi siduda, et ühte võrkkiiki üles panna. Aitäh!